Tere ilusat hommikut kõigile. Jumala rahvas, Jumala kojas. Küll on hea viibida Jumala kojas, amen. Jumala ligiolus. Sest et nagu Jumala sõna ütleb, et inimene on nagu aur Jumala silmis. Ühel hetkel oleme, teisel hetkel meid ei ole. Aga Jumal püsib igavesti. Ja see, kes usub Jumalasse, elab igavesti. Ja see on see usk, millesse ja lootus, millesse oleme meiega pannud oma elud. Et isegi kui me sureme, see ihu siis nii-öelda annab otsad. Parem on, kui see kes ükskord läheb, kuhu ta läheb. Aga kõige tähtsam on see, mis saab vaimuga. Ja me oleme siin sellel teekonnal täna, kus me saame treenitud igaveseks eluks. Sest igavene elu ei ole kerge hinnaga tulnud. Et Jeesus maksis väga suure hinna. Ja sellise hinna, mida me keegi järgi ei saa teha. Tegudega ei suuda ära teenida Kristuse armastust. Ega tegudega ei saa olla talle veel rohkem meelepärasem kuidagi moodi. Ei ole võimalik. Et nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusünne poja on andnud, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. See on evangeelium. Ja tänu Jumalale, et oma tegudega me ei pääse taevarikki sellisel maal. Usu läbi Kristusesse. Me pääseme issanda juurde. Amen. Nii et on erinevaid teid. Ja me peame valima selle õige tee. Õige rada. Sest et lai on tee, mis viib igavest elust mööda. Aga ahtake on tee ja kitsas on see vära, kus meie lähme sisse. Ja vahepeal läheb see tee nii kitsaks, et sa pead seal ühe jala peal sisse minema. Sest see hind on kõrge. Lävepakk ei ole nii kõrge, et saad sisse tulla. Et Jumal kutsub kõiki patuseid, enda kuningriiki. Ja ta on teinud selle meile tegelikult lihtsaks. Aga jääda püsima Kristuse tee peal. Vaat see nõuab vaeva, higi ja pisaraid, kannatlikkust, pikameelt, tasadust, pikameelsust. Sest inimene on nagu sükene, kui enda peale mõelda, siis ma olen süke kangekaelne mees. Ja ma tahan teha, mis mina tahan teha tavaliselt. Ja kui vahepeal ma lähen Jumalaga juttu ajama, mul on vaja mingi diskussioon läbi viia. Mingi luba oleks vaja. Kas see tee või see tee või see tee või see võimalus. Ja Jumal ütleb, et ei, see unusta ära. See on parim. Aga mina ütlen, et see tundub mulle parim. Ja mul tundub, et see ei ole väga hea. Ja tihtipeale me võivad Jumalaga suusad risti minna. Aga tema teab paremini. Tema teab, näeb kaugemale, tema on kõrgemal, tema on sügavamal. Ühesõnaga, ta on kõikjal viibiv. Kõike teadev, igavene Jumal. Nii et vahel on see, nagu oli ka Soodoma Gomorra lugu, kui Lot ja Abraham valisid siis nagu teid. Abrahamal oli Jumala tarkus, ütles, et Lot, sina lähed vasakule, mina lähen paremale. Sina lähed paremale, mina lähen vasakule. Vali, mis sa tahad. Lot vaatab, vau, rohelus. Vau, seal on palmipuud. Seal on hea elada. Ja tema vaatas läbi oma loomulike silmadega, et see on hea koht. Ja siis ta vaatab kõrvale ja see on kõrb.
seal nagu ei ole midagi, ei kasvagi midagi. Aga mis oli Lotil või Abrahamil rohkem kui Lotil, oli Jumala kartus. Ta oli näinud Jumala imesid, Jumala kätt, Jumala tegutsemist ja ta teadis, et kui iganes ta läheb, see on õnnistatud tee. Selles kõrbes saavad veeojad. Selle kõrbes saavad allikad. See kõrb saab roheliseks. Ja tema valis selle, mis ta nägi vaimus õige olevat. Ja valis õige tee. Ja täna on Iisrael sellepärast, et see sündis niimoodi. Abraham valis õieti. Lot valis, mis oli silmale ilus ja lihale mõnus, palmipuud, rannaliiv või mis iganes seal oli. Ja ta valis selle. Ja lõpuks see kõrbes ära. Soodoma Gomorra põles tuhaks. Sest see elu, see mugav elu, see hea elu kvaliteet seal, see oli lõks. Inimesed muutusid metsikuteks, ohjeldamatuteks, sest elu oli liiga ilus ja läks kõlbeliseks ja see läks Jumalale vastu võetamatuks. Ja Jumal ütles, et ma ei saa sellest rahvast mitte midagi. Lot välja ja tuli peale. Ja nii läks. Ja nii on ka meil neid teid, vahest vaatad, et ilus tee, palju avarust, palju võimalusi ja ometigi võib olla see surmatee. Ometigi võib olla see põrgutee. Ja siis on üks kitsas tee. Et sa lähed seal niimoodi, et su võib-olla käenukid on vastu kaljut, seal ära veriseks hõõrutud. Võib-olla see rada on nii kitsas sinu jaoks ja sa enda hinges tunned niisugust kitsikust vahest. Ja kui see tee läheb kitsaks, see tähendab seda, et Jumal lihvib meid seal kitsal teel. Laial teel ei ole mingit väga lihvimist. Kitsas tee on see, kus meid lihvitakse. Ja kui sa valid selle tee, siis sa tead, et see kitsas tee viib igavesse ellu. Amen. Nii et meil on valikute küsimus täna. Mida me valime? Keda me valime? Meil olid just valimised muidugi. Ja igaüks andis oma hääle. Iga hääl loeb. Ja me tahame nagu paremat ajastut, tahame parimat valitsust. Ja läheb ikka nii, nagu läheb. Aga õnneks meie elame küll selles maailmas, aga me ei ole sellest maailmast. Halleluja! Rõõmu sõnum! Me ei ole sellest maailmast. Me oleme selles süsteemis, aga see pole lõplik. Valitsused tulevad ja lähevad, valuuta tuleb ja läheb, erinevad diktaatorid surevad ja elavad, aga Jumala kuningriik püsib igavesti. Amen. Nii et on hea investeerida Jumala kuningriiki. Investeeri oma aega, investeeri oma elu, investeeri oma annid Jumalale, seo ennast Jumalaga. Ole tema ligidal. Sest temal on alati parim plaan sinu jaoks. Isegi kui minu kangekaelsus ütleb, et mulle ei meeldi see plaan, siis mul ei ole vahet, mis tegelikult mulle meeldib. Sest ma olen emotsionaalne inimene. Vaatan vahest asju liiga emotsionaalselt. Valin, mulle ei meeldi, meeldib, ei meeldi. Olen väga kõikuv, hommikul ärkan ülesse, on üks tuju, õhtule magama on teine tuju. Ja hommikul ärkan üles on jälle üks tuju. Ja siis me oleme nagu börsil, nagu elektribörs. Üles alla, nii nagu tuju tuleb, nii ta läheb. Aga tegelikult me ju Jumalaga ei ole börsil. Amen. Jumala aktsiad on alati kõrgem. Halleluja. Tema aktsiad tasub osta.
tasub osta Jumalat enda ellu, kaubelda Jumalat enda ellu. See vajab innukust, see vajab südikust, see vajab tulisust. Tuli on see, mis viib meid Jumalale lähemale. Tuline Jumala järele, tuline tema sõna järele, tuline tema osaduse järele. Sa paned ennast põlema. Ja siis, kui sinu ette seatakse erinevad teed, vaenlane tuleb sind ahvatlema, tuleb siduma, tahab teha midagi. Kui sa oled tuld täis, siis sa tead, mida valida. Sa tead, mida valida. Aga kui ma olen leige, aga kui ma olen niisugune loid, ma olen niisugune laisk, õpetussõna on täis alpust ja laiskust, mis inimesega saab. Siis on see, et ma võin valida valesti. Ma võin valida väga valesti. Ja võin valida suure tee, laia tee, kus kõik kiidavad heaks sinu elu ja sinu valikuid. Aga Jumal ütleb, et see ei sobi. Nii et kui sa oled täis tuld, sinu aktsiad on kõrgel, halleluja. Kui sa oled täis leigust, siis su aktsiad kukub põhja. Ja seda me ei taha oma elus. Me tahame elada, kus Jumala ligiolus. Mida see nõuab meilt? Hinna maksmist. See on valus. Jumala ligiolu pääsemine on vahest valus. Millele, kellele see on valus? Sinu lihale. Sinu liha saab kannatada. Uhkus saab kannatada. Uhkus saab riivata. Sinu liha ei talu seda. Aga mida meil tuleb iga päev teha? Meil tuleb iga päev oma liha risti lüüa. Iga päev võtta oma rist ja kanda seda. Ja see kandmine ei ole kerge. See ei ole kerge. See ei ole alati kerge alistuda Jumalale. Nii tahaks vastu panna. Liha tahab nii vastu panna Jumalale. Tahaks vahepeal rusikad näidata taevasse. Kas sa ei näe, kuidas ma olen juba kannatanud sinu nimel? Kas sa ei näe, mida ma olen läbi elanud? Kas sa ikka veel? Ja siis sa mõtled, et või juba Jumaligi mõtleb. Jumal isegi raamatus kirjutab, et ta naerab. Ta naerab, kui kuningad teevad oma otsuseid. Sest ta teab, et tema kuningrik on see, mis püsib igavesti. Amen. Nii et need teed ja teekonnad, kus me käime, need ei ole meil lihale kerged. Kui me tahame päriselt olla Jumalale sõnakuulelikud, päriselt täita tema tahet ja kutsumist, siis me ellu tulevad katsumused. Me ei pääse testidest. Me ei pääse ka kannatustest. Meid on kutsutud kannatama Kristuse pärast. Kristuse nimel. Sest et taevasse ei pääse kerge hinnaga. Kui sa juba oled seal raja peal, sul tuleb maksta hinda oma liha arvelt. Ärkad hommikul varem ülesse, et palvetada. Võtad sõna kätte ja loed, uurid, mediteerid, mõtiskled, kinnitad ennast Jumalas. Täpselt nagu Paulus. Kui Paulus nii-öelda kohtus Jeesusega Damaskuse teel ja löödi pimedaks ja kõndis seal ring, otsis talutajat. Ja siis tuleb taevast hääl. Paul, Paulus, miks sa mind taga kiusad, Saulus? Saulus, Saulus, miks sa mind taga kiusad? Aga kes sa oled, issand, ja ma teaksin, keda ma taga kiusan siis? No mina olen Jeesus, sinu messias, sinu issand. Ja seal tuli meile parandus. Ja mida Paulusele öeldi? Kui tema süda muutus. Sa pead minu pärast palju kannatama. See on kannatuste tee. Aga kui sa vaata Pauluse teekonda, siis kas see oli ainult kannatus? Ei olnud. See ei olnud kannatus ainuüksi. Seal oli palju rõõmu, seal oli palju imesid, palju tunnustähti,
palju väge, Jumala väge, rajas kogudusi, kümneid, sadu, täna tuhandeid, miljoneid. Jüngrid tekkisid, kodukogudused, meil on Pauluse kirjad täna. Jah, tema elu ei olnud ka kerge. Aga siis, kui Paulus sai Jeesusega kokku, siis sündis selline asi, nagu Jumala sõna ütleb, et nüüd ei ele enam mina, vaid Kristus läbi minu. Ja me suudame kõik läbi kelle? Läbi tema, kes teeb meid vägevaks. Sa suudad ära võita ahvatlused elus läbi Kristuse. Sa suudad himudele vastu panna läbi Kristuse. Oma jõud jääb väheseks. Kurat võidab meid igal ajal. Kui Jumalat me elus ei ole, me oleme igal ajal kaotajad. Kui Jumal tuleb sinu ellu, siis sa hakkad ära võitma ahvatlusi. Kui sa lased Jumalal tegutsenud elu läbi, siis sa võid olla nagu Paulus. Kannatasid. Kannatad tagakiusu all, kannatad kuskil laevahukul, kannatad vahepeal mingi tõve käes, mis iganes tahab elu rünnata. Aga sa tead, et sa oled võitja, sest Jumal on sinu poolel. Amen. Ja meid on kutsutud võitjateks elama võidukat elu Kristuse ees. Ja see automaatselt ei vabasta meid kannatustest. Sest Kristus ütles samamoodi. Ta pidi kannatama. Kuningate kuningas, isandate issand, algus ja ots, maa, taeva looja, universumi kuningas ja nimeta aga ainult igat nime, mis tema nimeks ka sai. Immanuel, issand on meiega ja Jehovas Sebaot ja nii edasi. Ta kannatas. Ta kannatas tagakiusu, ta kannatas sülge oma näos, ta kannatas peks oma näos, teda hüljati, tema jüngrid hülgasid ta. Isegi tema ema ja tema vennad, tema lähedased tulid teda ükskord kinni võtma, et Jeesus on arust ära äkki. Teda tuldi kinni võtma omade poolt. Variserid kiusasid teda taga, preestrid kiusasid teda taga. Küll oli kuninglik elu. Halleluja! Tundub nagu kandikul tuuakse kõik ette. Aga polnud ainult kannatused. Seal olid suured imed, jälle, tunnustähed, vägi taevast. Jumala sõna sai elavaks. Inimesed elustusid, teemonid põgenesid, kurat jooksis minema sabajalgede vahel. See käis koos kannatustega. Halleluja. Kannatused on meile kasvatuseks. Me kasvame selle läbi. Meile ei meeldi kannatused. Me igatseme ilusat elu. Lillelist elu. Elu täis puhkust. Ja neid päevi on ka. Ega Jeesus ainult ei kannatanud, samamoodi nagu Pauluski. Olid teekonnal ümbritega, sõid ühes lauas. Tal oli palju rahvas, kes teda austas. Tegi palju imesid, surnud ärkasid ülesse. Ja ometi teda ei võetud vastu, ta kannatas. Ja Golgata teekond. Golgata teekond. Seal, kus tuli päris võit kätte. See oli üks raskemaid teekondi tema elus. Võtta oma rist. Päriselt nagu oma rist, nagu meie täna ei kujutleme seda risti nagu ette, aga ta võttis päriselt oma risti. Via Dolorosa teekond. Ma käisin Iisraelis. Ma nägin, mida see tähendab. Kuidas Jeesust loksutati. Mäest üles, mäest alla. Mäest üles, mäest alla. Ja kõike seda läbi peksu, läbi mõnitamise, raske risk tema seljal, suur okas kroon oli peas, surutud tema oimu kohtadesse, nii et verd pritsis igalt poolt, mõnitatud, maha tehtud, hüljatud, üksinda.
sest Jumal ka lahkus. Ta ei tundnud enam Jumalat. Maailma patukoorem tuli tema peale. Ja seal ta oli, kuningas. Aga tähtis pole see tegelikult, mis meil siin elus tee peal ees käib ja sünnib. Jeesus vaatas, nägi kõrgema, ta nägi sihti. Tal oli visioon. Tal oli visioon. Ta teadis, kes ta on, esiteks. Ta teadis, et on Jumala poeg. Ta teadis, et on kuningate kuningas. Ta teadis, et on isandate issand. Ja teadis, et kogu maa on allutatud talle. Ja ta nägi sinna. Ta ei vaadanud oma risti peale. Ta ei vaadanud oma armide peale. Ta ei vaadanud, kui raske süda kõik on. Ta ei vaadanud, kus inimesed ta hülgasid, reetsid, petsid, lõid, sülitasid. Ta ei vaadanud selle peale. Ta nägi ainult, et see kuningriik on tema. Halleluja! Ma olen valmis surema selle kuningriigi eest. Ma olen valmis surema selle eest. Ja ma olen valmis seda risti kandma. Ma olen valmis saada mõnitatud. Ma olen valmis kannatama. Ma olen valmis selleks. Siis minu kuningriik ei ole siit maailmast. Siis minu elu ei ole selle kuninga käes siin. Minu elu on Jumala käes. Ja see väärib igat kannatust. See väärib igat sülge. See väärib petmist ja reetmist ja hülgamist. See väärib seda, sest see viib taevasse. Amen. Me ei ela selle mentaliteedi järgi, me elame selle silmas. See ei ole meie eesmärk. Siin ilmas teha oma suuri tegusid või mida iganes Jumal annab meil teha. Meie eesmärk on vaadata alati taeva peale. Tõsta silmad kõrgemale sellest kannatusest. Tõsta silmad sellest hädast ja viletsusest kaugemale. Sa tead, et sa ei ela igavesti siin ilmas. Aga sinu igavene elu on kaalul, kui me valime valed valikud. Kui me valime vale teekonna, Jumalast lahus teekonna, su elu on ohus. Su igavik elu on ohus. Vahet pole, mis on siin elus selle kehaga. Aga mis juhtub tolle kehaga seal elus? See on tähtis. Seal on, siht peab olema paigas. Silmad fokusseeritud. Ma ei vaata oma probleemide peale. Ma ei vaata oma nõtruste peale. Ma ei vaata oma nõrkuste peale. Ma ei vaata enda peale üldse. Siit pole midagi vaadata esiteks. Ma vaatan Kristuse peale, mida tema on teinud. Mida tema minu eest saavutanud. Mis hinnad on maksnud. Lunastanud. Kandnud ristil kogu meie patu. Lunastanud meid kõigest patust. Lumastanud meid kogu haigusest. Kogu tõvest planeedil maa. Ja kinkinud meile igavese elu. Halleluja! See väärib tähistamist. See väärib juubeldamist. See väärib tänu. Halleluja! See, mida tema on teinud, me ei saa keegi järgi teha. Mida me saame teha? Võtta oma rist ja kanda seda uhkusega. Halleluja! Sest ta on andnud selle meile. Igal ühel on oma rist. Kanna seda uhkusega. Kanna seda tänuga. Vahet pole, mida see sinu ellu toob. Kanna seda. Sest sina ei tea, kuna sinu elupäevad läbi saavad siin maa peal. Me ei tea seda. Aga seni, kui me elame siin, me saame kanda seda. Ja olla tänulikud selle eest, mida Kristus on teinud me eludes. Amen. Ta on andnud sulle ande. Ta on andnud sulle talente. Ära mata neid maha. Ära pane neid taskusse. Ära unusta neid ära. Need on annid issanda käest. Teeni Jumalat aukartusega. Kui tuled kogudusse, ära tule vaata, mis siin ees sünnib. Ära vaata, mis su naaber teeb. Ära vaata, kui head koogid seal laua peal on. Või saab kohvi juua. Või mida iganes.
Fokusseeritult peab tulema issanda juurde. Mida sa tahad mulle täna öelda? Mida sa tahad mulle rääkida? Kõneta mu südamesse, koputa. Et ma saaks sulle avada oma südame. Ma saaksin ennast sulle täielikult anda. Et ma saaksin sulle alistuda täielikult. Ja teenida sind. Mitte inimesi. Me ei teeni inimesi, me teenime Jumalat. Kogudus on Jumal oma. Iga inimene siin pingis on Jumal oma. Mina võin olla pastor Karjane. Mina olen uksehoidja. Ja Jeesus on boss. See on see, milleks Jumal on kutsunud. Innukad, tulised, Jumala järele, fookus paika, mida Jumal annab teha koguduses, mida Jumal annab teha kogudusest väljas. Tee seda, ära varja oma andeid. Mida rohkem sa oled okupeeritud issandaga, seda vähem on probleeme su kodus ja peres ja elus. Miks? Sul pole aega lollusteks. Sul pole aega selleks. Sa oled okupeeritud Jumalaga, tema kuningriigiga, tema töödega, sa oled fokusseeritud, sa pead kandma mingit vastutust Jumala riigis. Sul on vastutus, sul tuleb otsida issandat, et tema tahet täita, tema põldudel käia, tema lõikus sisse võtta. See on see paik, kus Jumal hoiab ära sinust. Jakobuse 5. kiri ütleb sellist asja. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatustes. Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatustes. Kiusatusi tuleb ja jääbki tulema. Ahvatlusi tuleb ja jääbki tulema. Me ei pääse sellest. Aga õnnis on mees, kes peab vastu ahvatlustes, vastu kiusatustes, sest siis ta saab elu krooni. Amen. Siis sa saad elu pärja. Nii et me ujume kogu aeg vastu voolu. Me ujume kogu aeg vastu voolu. Ja see on meie kui kristlaste üks elu osa. See on üks elu osa. Me peame õppima sellega toime tulema. Jumalat võtta tõsiselt, sest tema võtab meid tõsiselt. Mitte võtta Jumala kerglaselt, vaid seab oma elu korda vastavalt tema sõnale, vastavalt tema kutsele, vastavalt tema juhistele. Meeldib või ei meeldi? Parem meeldigu, sest ma tean, mis see toob. See toob palga. Ja autasu on see, et su nimi on eluraamatus kirjas. Ja autasu on see, et taevas rõõmustab sinu pärast. Sa ei ela siin planeedil üksinda. Sul on siin kaaskristlasi, keda meil tuleb aidata taevateele, hoida neid taevateele, tõmmata tänavalt neid taevateele, juhatada igavese elu radadele, sest see elu ükskord kaob. Kes teab kuna kellel? Parem olla valmis. Parem olla valmis kohtumissandaga. Mitte oodata kogu aeg kogudus ülesse võtmist, see sünnib omal ajal, aga olla valmis iga päev kohtuma Jeesusega. Iga päev kohtuma Jeesusega. Sina ei tea, kuna ta su elutuppa tuleb. Halleluja. Ja kui ta tuleb, halleluja, sa hea ja ustav sulane. Ta võib sul ilmuda ka täna. Ta ei pruugi sind koju võtta, aga ta võib tulla täna sinu juurde. Ta koputab sinu südamele. Nüüd ava mu uksed, ma tahan su õhtus süüa. Ava uks, ma tahan su elu korda seada. Ava uks, ava ennast mulle. Anna kõik ära. Anna kõik südame hoiakud ära. Loobub kõigest. Pole mitte mingit kasu sellest, kui me hoiame enda südames midagi, mis meid ise maha tõmbab. Meil oli üks armast õde koguduses.
ja tal juhtus niisugune asi, et vähk tuli tema ellu. Ja kes teab, mille pärast ja kuidas. Aga ta hakkas võitlema oma elu eest. Ta hakkas võitlema selle vähiga ja ühel hetkel oli see vähk seljatatud. Ja siis oli nagu rõõmusõnum. Aga ühel momendil tuli see tagasi. Aga ta sai Jumalalt sõna. Ta sai sõna, et sa ei sure. See pole sinu aeg minna. Ma ei tule sulle järgi. Rahu. Rahu sulle. Rahu on indikaator, muide. Väga suur indikaator. Ja kui Jumal annab sulle ühe sõna ja kõik on sinu vastu, siis see sõna on see, mis hoiab sind. Ja loomulikult see asi tuli tagasi, oli erinevaid olukordi, ta käis ninaopil, et saaks hingamise tagasi, tuli koju, kukkus kokku, lõi pea ära, lõi selja ära, oli pooleldi seal halvatud. Ja kui ta seal leiti ja voodisse tõsteti ja siis tekkisid paanikahood, et ongi kõik, haigus, kukkumine, ma ei saa endaga toime, ma ei tule endaga toime, kõik see asi, mida talle sisendati. Vaenlase vale ja vale ja vale. Järgmine päev olid seal sotsiaaltöötajad ukse taga. Nad tahtsid ta minema viia. Olid valmis ka korteri ära võtma käest. Ja nii-öelda teda hooldekodusse kuhugi panema. Jälle vaenlane tuli sisse. Ja kui me temaga suhtlesime telefonis, siis ma ütlesin, sul on Jumala sõna. Seisa sõna peal. Ära vaata selle peale, mis juhtub praegu, nüüd. Jumal ütles, et see ei ole sinu aeg. Sa ei lähe kuhugi. Sa saad terveks. Aga vaenlane tuli ja valetas. Ja keerutas seda tolmu. Ja seadis erinevaid olukordi. Ja siis ta hakkas vaatama selle tormi peale. Ja siis ta hakkas vaatama nende inimeste peale. Ja siis ta hakkas vaatama nende olukordade peale, mis tema ümber on. Kartus ja hirm tuli sisse. Ja tuli pettumine südamesse. Inimeste suhtes, kes talle sotsiaaltöötajad kutsusid. Ja tema suhtes tuli äng, tuli viha, andestamatus. Ja siis ma vaatasin neid etappe järjest, kuidas lihtsalt pommitati ja see viimane pommitamine oli kõige suurem pommitamine. Just see, mis puudutab südame olukorda. Hoia oma südant enam kui kõike muud, sest sellest lähtub elu. Vähist võid sa üle saada, terveks ravida, Jumal teeb su terveks, põrutustest saad sa taastatud, aga süda, kui süda on katki, kui süda on haavatud, kui südames on solvumist, kui südames on kibedust, kui südames on andestamatust, viha või mida iganes, seda ei saa kirurg oma noaga lahti lõigata. Sa vajad väga Jumala armu, et su süda oleks õige. Ja kui ma helistasin talle, siis pole ma teda kuulnud veel varem nii tõredalt, nii pahaselt, nii pettunult ja südame lahti muukimiseks läks pool tundi. Et lihtsalt saaks õige asi läbi tulla. Ma olen vihane tema peale, ma olen solvunud tema peale, ma ei suuda talle andestada. Kõik asjad, mis tulid seal välja. Ja kui vaenlane saab juba südamesse, see ihukallale võib ta tulla ja Jeesuse nimel me ajame välja, aga kui ta südamesse saab, siis selle muukimine on palju keerulisem. Ja ainult Jumala armu läbi ja Jumala sõna läbi, Jumala sõna puhastava väe läbi. Ja me suhtlesime, ma rääkisin sõna tema ellu, ma rääkisin usku tema ellu, ma rääkisin lootus, ma rääkisin andestus, ma rääkisin, kui sa nüüd seda järgi ei jätta oma südamest välja ei saa, siis see kõik tuleb tagasi. Aga Jumal on sulle sõna öelnud. Jumal on öelnud, et sa ei sure, vaid jääd elama. Ja me saime südame lukust lahti. Ta hakkas nutma, ta hakkas kahetsema.
ja andis inimestele andeks. Pettumine kadus, kibedus kadus, solvumine kadus. Solvumine, pettumine, kibedus, viha, äng, andestamatus, need on kuradi viljad. Te teate, mis on Jumala viljad. Te teate, mis on armu viljad. Te teate, mis on jumalikud viljad. Armastus, lootus, headus, ustavus, tasadus, heldus, enesevalitsus, distsipliin. Need on need, mis on Jumala viljad. Ja kui sa näed, et kui inimene on niimoodi üles keeratud ja kurat tahtis veel viimast vinti panna peale ja sa jääd selle kibedusega sinna koduseinte vahele, siis sa sured seal. Sa sured. Ja võib-olla sa ei sure isegi vähktõvesse. Sa sured sellesse kibedusse. Ja mitte ainult, et sa sured füüsiliselt, vaid sa sured ka vaimselt sellesse kibedusse. Ja see on selline, millest Jumal meid hoiatab. Hoi oma südant enam kõike muud, sest sellest lähtub elu. Ära lase oma südamesse kibedust, pettumust, solvumist, viha, ängi, mida iganes see maailm on, mida iganes inimesed on sulle öelnud või teinud, lepi ära. Palu andeks, alanda ennast, loobu oma õigusest. Isegi kui sul on õige mõnes asjas. Tasane vastus vaigistab tormi. Sest et kui vaenlane saab meie südamesse, siis on meie igavene elu ohus. Sest sealt lähtub kõik. Kui vaenlane tuleb sulle, klammerdub mille asjaga sinu ihu külge, sa saad seda minema Jeesuse nimel. Südameolukord on teine lugu. Sa vajad väga Jumala valgust. Sa vajad väga Jumala armu. Ja kui see naisterahvas ütles mulle korduvalt, ma ei suuda andestada, ma ei suuda lahti lasta. Ma tahan, aga ma ei suuda. Kui mul valutab kuskilt, ma võtan valuvaigistit ja valu kaob. Aga kui süda valutab, mis vaigistit ma võtta saan? Ma ei saa võtta midagi. Ükski meditsiin ei aita, kui süda valutab seest. Sa vajad väga Jumalat, sa vajad väga inimesi enda kõrvale, kes sinu südame eest hool kannavad, kes südame sul lukust lahti keeravad, kus kõik see äng peab kaduma, et sinu igavikuline elu oleks issandas, varjul. Amen. Ja me vajame Jumalat oma ellu. Väga võimsalt. Kui on head ajad, kui on halvad ajad, me vajame Jumalat väga oma ellu. Eriti siis, kui on head ajad. Rohkelti siis, kui on head ajad. Siis me kipume unustama Jumala. Me kipume inertsist elama. Lihtsalt lähme. Lihtsalt teeme. Lihtsalt ehitan kogudust. Kõik kasvab, kõik õitseb. Halleluuja! Kõige ohtlikumad ajad. Sest valvsus võib kaduda. Valvsus võib kaduda. Me mõtleme, kõik ongi nii. Aga Jumal kutsub meid elama alandlikult tema ees, alistuma tema alla, tunnistama, et tema on boss, mina olen sulane. Tema on boss, mina olen tööline. Tema on boss, mina olen lihtne karjane. Amen. Ja täna me palume, enne kui ma lõpetan, palume südamete olukorra pärast. Et südamed oleks korras. Sellest lähtub elu. Ja mis iganes on sündinud, mis iganes on tehtud, mis iganes on öeldud, kust iganes sa oled läbi läinud, täna, kui sul hinge õhk on sinu ninas, on aeg meelt parandada. On aeg süda lukust lahti keerata. On aeg ennast Jumala üle anda. On aeg ennast alistada temale. See on meeleparanduse aeg. See on päästepäev. See on päästepäev. Meie paneme fookuse paika ja see on Kristus. Me paneme fookuse paika, see on taeva kuningriik. Vahe pole, mis siin maa peal juhtub. Ära vaata kellegi peale, ära vaata inimeste peale. Ära pettu inimestes.
inimene on inimene. Ära vaata karjaste peale. Nemad on ka inimesed. Ära vaata apostlite, prohvetite peale. Nemad on ka inimesed. Pane oma pilk Kristusele. Tema ei vea meid kunagi alt. Tema kunagi ei peta sind. Ta kunagi ei valeta sulle. Tal ei lähe kunagi sa meelest ära. Ta on igavene Jumal. Ta on armastav isa. Ta on väeline issand. Pane kogu oma lootus tema peale. Kogu oma usk tema peale. Inimesed veavad alt. Mina vean alt paljusid. Mina olen alt vedanud oma naist. Ma olen vedanud alt oma lapsi. Ma olen vedanud alt oma kogudust mitmel korral. Oma lubadustega. Ma olen ebatäiuslik. Ma olen totaalselt ebatäiuslik. Ma isegi ei saa aru, kuidas Jumal mind siia ette otsa kuidagi valis siia kogudust juhtima. See on tema arm. Sest mina ise ei kvalifitseeru. Aga tema teeb selle võimalikuks. Nii et nõtruses saab Jumala vägi täielikuks. Amen. Tõuseme palveks ja palume südamed Jumala kätesse. Kallis taevane isa, me palume oma elud ja südamed täna sinu kätesse. Sina näed inimese südamesse. Sina näed meie eludesse. Sina näed meie läbikukkumisi. Sa näed meie ebaõnnestumisi. Sa näed meie suhtumisi. Sa tead kõike. Isa, täna tahame öelda, et tule meie südametesse, issand. Jumal, kui sa täna koputanud täna meie südamete peale, siis me tahame avada oma südamed. Tule sea meie südamed kord, issand. Tule siruta oma käsi, issand. Lõika välja kõik, mis on ebapuhas. Lõika välja kõik, mis meid vaevab. Lõika kõik, mis meid seob. Lõika välja, issand. Ja me täname Jumal, et sa istutad sinna midagi. Istutad sinna armastuse. Istutad sinna hoolivuse. Istutad sinna helduse. Sinu headuse. Tänu sulle, kallis püha vaim. Tänu Jumal püha vaim, et sinu kirurgi käsi ulatub sinna, kuhu ükski teine kirurgi ulatu. Lõika lahti kõik paised, issand. Lõika lahti kõik isa taevast, mis ei austa sind. Lõika lahti kõik lihalikkus meludes. Jumal, et sinu valgus saaks läbi tulla. Sinu valgus saaks läbi tulla, issand. Läbi meie elude, isa. Ava meie silmad. Võta ära kaed meie silmadelt. Ava meie kõrvad. Jumala vaimu kuulamiseks. Kuulda sinu häält. Kogeda sind. Tunda sind. Näha sind. Elada õnnistatud elu. Tänu sulle, püha vaim. Tänu sulle, püha vaim. Issa, me parandame meelt. Me ei ole olnud ustavad. Me oleme olnud kangekahelased. Me parandame meelt. Ja me oleme sõna kuulmatud. Me oleme elanud uskmatud eluviisis. Anna meile andeks meie sõna kuulmatus. Anna meile andeks, issand. Meie silmaimu, lihaimu, elukõrkus. Anna andeks meie üleastumised sinu vastu ja üksteise vastu.
me palume, issand, sinu armu. Me palume sinu halastust. Me palume sinu tahte sünnimist me elus. Ja võtta see rist, mis sul on meie jaoks, ja kanda seda uhkusega sinu riigis. Jeesu nimel ma palvetan. Amen. Olge rohkesti õnnistatud. Armu, rahu meil kõigile.